Tere hommikust kõigile, kes on juba kohale jõudnud ja kõigile, kes vaatavad meid hiljem järelvaatamisest. Kuna järelvaatamine saab loodetavasti olema võimalik, siis ei hakka praegu pikemalt ootama. Siis täna oleme Trinity teisel ning Kübersi ja Trinity esimesel ühisel webinaril. Meie tänase webinari teema on kaugtöö turvaline korraldamine. Mina olen Trinity advokaat Peeter Mõtsküla, kelle ülesanne on hoida meie webinar õigel kursil. Kes meil täna veel räägivad, on Cybersi infoturbe spetsialistid Ats Onemar, kes on sertifitseeritud infosüsteemide audiitor ja infoturbe analüütik ning projektijuht Helena Jürgenson. Ning Trinity poole pealt on mõtteid jagamas vandeadvokaat ja partner Karmen Turk, advokaat Maarja Pild ning jurist Maarja Lehemets. Meie tänane webinar on plaanitud umbes tunniajasena. Me alustame pooletunnise esinemise osaga, kus jagame oma mõtteid ja kogemusi, räägime terviseandmete kogumisest ja töötlemisest, mis selle praeguse eriolukorra raames paratamatult teemas on ja seda ka kaugtöö kontekstis. Siis me räägime sellest, kuidas üles ehitada kaugtöö reeglid niimoodi, et neist oleks kasu nii ettevõtjale kui töötegijatele. Ja kolmandaks puudutame teemat, kuidas turvaliselt e-koosolekuid korraldada. Kui me oleme oma jutuga ühele poole saanud, siis järgmiseks tuleb põnevam osa või veel põnevam osa, mis on vastused teie küsimustele. Küsimusi saate esitada juba kohe. Teie ekraani paremas servas on, kui te Teamsi kasutate, siis paremal üleval nurgas selline küsimärgiga ikoon. Sellele klõpsates saate oma küsimused valmis kirjutada. Me neid näeme ja siis hakkame neile pärast ka otsast vastama. Ja esimesed avalikud küsimused, mis on registreerimise ajal juba esitatud, oleme me juba pannud valmis. Et küsige julgesti ja vastame rõõmuga. Ning nüüd, et mitte teie aega pikemalt kulutada minu ilusa näo vaatamisele, annan jutujärje üle Cybersi infoturbe analüütikule Ats Onemarile. Tere hommikust ja aitäh, Peeter. Tõepoolest, nüüd on selline situatsioon, kus me elame muutunud maailmas. Et kui me eile või ütleme niimoodi siis 2 kuud tagasi elasime oma nii-öelda turvalises kontori territooriumil, kus meil oli oma mingisugune serveriruum ja kaugelt tööd teha ei saanud, siis järsku tekkis ettevõttel vajadus hakata tööd tegema kaugelt, kaugtöö raames. Ja jätkusuutlikkuse tagamise mõttes tehti seda tihtilugu kiiresti ja turvalisuse peale ei pruugitud väga palju mõelda. Et sellist sisendit me oleme täiesti saanud nende erinevate platvormide teenusepakkujate käest ka, et võeti kiiresti kasutusele. Ja samamoodi ega täna nüüd keegi väga palju neid muudatusi ka teha ei taha, et kes ikka siis oma äri seisakuga riskeerida julgeks. Samas need platvormid töötavad, justkui kõik on korras, aga kas tegelikult ikka on? Kui me vaatame neid taustsüsteeme, siis
tänaseks ikkagi on oluliselt tõusnud kasutajate ründamine, seda juba mõnda aega, kasutatakse ära siis seda COVID-19 temaatikat, kasutatakse ära maskide temaatikat, selle puudust ja samamoodi on see, et need ründajad ei ole enam sellised juhuründajad, on nii-öelda märtsi alguses täheldatud ka 3 siis riikide tasandil küberluure operatsiooni sellisel kujul. Ja samamoodi on olnud ka juba esimesed nii-öelda kahjukannatajad Saksamaal, siis suudeti koroonatoetusi küberpetiste poolt hulgaliselt kätte saada. Ja mitte ainult kasutaja ei ole suurema nii-öelda surve all, samamoodi ka suurema sellise nii-öelda rünnakute all ka need erinevad konverentsikõnede platvormi pakkujad. Et siin Zoomiga on olnud väga mitmeid nii-öelda juhtumisi ja ka ajakirjandusest läbi käinud, samamoodi on olnud ka probleeme nii Slackil kui ka Teamsil. Mis küll siin on olnud positiivne on see, et kõik on hakanud rohkem turvalisust tähelepanu pöörama ja neid turvavigu parendatakse päevadega, tundidega. Aga loomulikult, nagu ikka, kõik, mis selline koodi abil on loodud, seal on ka mingisugused vead sees ja need ilmnevad siis kas ühel või teisel nii-öelda asjade käigus. Ja loomulikult on see, et ka inimlik aspekt, et kui niimoodi asju kiirustades tehakse, kui ollakse uues keskkonnas, kasutajan uues keskkonnas, IT peab uue keskkonnaga harjuma, siis tehakse vigu. On see siis nii-öelda vale nii-öelda kanali kaudu andmete jagamine, on see vale VPN-i häälestus, on see, et mingisugune pilveteenus on antud kasutamiseks, aga on jäetud mitmetasemele autentimine paigaldamata ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga nüüd siis see on selle hetkeseis, et lähme siit edasi nüüd teiste teemadega. Aitäh praegu! Jah, ja seejärel koos siis Ati ja Helenaga Cybersist, siis mina, Maarja Pild ja Maarja Lehemets proovime anda siis ülevaate sellest, millega kliendid meie poole on pöördunud viimase 7 nädala jooksul. Et peamised õiguslikud küsimused, millele me oleme koos alati proovinud lahenduse leida, on siis puutunud paljusti seda, mis andmeid võib tööandja nõuda, mida töötaja peab tööandjale andma, aga samamoodi ka see, et kuidas seda kaugtööd ikkagi selliselt teha, et lisaks sellele, et tehniliselt oleks kaugtöö tegemine võimalikult turvaline kõigi osapoolte jaoks, oleks see ka õiguslikult selline, et tööandja jaoks oleks riskid viidud madalale ning töötaja teab, kuidas ja mida teha. Ja lõpeks Maarja Lehemets peatub ka sellele, et kuidas nüüd suuremate koosolekute puhul teada, et teisel pool videoekraani, teisel pool mikrofoni on just nimelt see isik, keda me tahame, et seal on. See on eelkõige oluline loomulikult näiteks osaühingu juhatuse aktsiaseltsi üldkoosoleku korraldamisel ning arvestades, et valitsus on tänaseks pikendanud eriolukorda 17. maini ja sealt edasigi ma ei kujutane siiski ette, et ainus, mis täielikult taastub, nagu vanas ajas on surm ja maksud, aga ülejäänud on kõik muutumised. Ja sellel peatume siis viimases osas. Praegu annan sõna Marjale. Tere siis ka minu poolt, mina olen Maarja Pild. Nii, Peeter paneb kohe ka järgmise slaidi. Alustuseks räägime siis terviseandmetest. Nimelt ei saa terviseandmetest üle ega ümber ka kaugtöö juures, sest kõigepealt tuleb ju tööandjal otsustada, aga ka töötajal endal hinnata, kas siis üldse teha kaugtööd või mitte. Arvestades, et ka mitte kõigil ettevõtetel ei ole esimene valik inimesi koju saata või see ei ole ka niivõrd võimalik. Ja nüüd järgmine slaid, Peeter. Miks see siis ka selliseks küsimuseks sai? Kui kriis ka algas alles, juba siis hakkasid tööandjad nii meie käest küsima kui ka Andmekaitse Inspektsiooni käest, et kuidas me saame selle info kätte töötajalt, kas ta on siis sealhulgas sellesse viirusesse nakatunud ja järelikult tuleb tal koju jääda. Ja palju turbulentsi tekitas siis Andmekaitse Inspektsiooni seisukoht, et justkui töötajat ei saagi kohustada ütlema, kas ta on viirusesse nakatunud või mitte. Ja selle kohta nad tegid ka mitmeid avaldusi, muuhulgas oma Facebooki lehel. Nimelt Andmekaitse Inspektsioon on üks selline amet, kes on Facebookis hästi aktiivne. Et kui see teema on teie jaoks tähtis, siis vaadake, mis nad seal kirjutavad. Ja
lõpuks siis tekitas palju küsimusi, et kuidas siis nii saab, et töötajad kohustada ei saa. Aga päris nii lihtne ikkagi töötajatel ei ole, sest et töötajatel on samamoodi lojaalsuskohustus. Neil on kohustus tagada, et nad kellegi teise tervist tööle kahjustaks. Seega haigena tööle tulek paneb kõik omakorda ohtu ja neid kohustusi saab töötajale meelde tuletada, et ikkagi kõik käituks kõigi parimates huvides ja selles mõttes tõesti töötajad sundida ei saa avaldama, kas tal on viirus või mitte, aga teiselt poolt on tal tööõigusest tulenevad kohustused ka teisi kaitsta. Nii, vaatame nüüd järgmist slaidi. Just nii. Ja mida siis veel tähele panna peale selle, et töötaja ikkagi peab hoiatama teisi, kui ta haigeks on jäänud. Teiselt poolt on oluline, et just eriti nüüd selle kriisi ajal tööandjad ei koguks neid andmeid omale igaks juhuks või kuhugi Excelisse, mis on kõigile ligipääsetav. Nimelt terviseandmeid loetakse sellisteks eriti tundlikeks andmeteks, isegi kui see tundub hästi süütu andmetükk, et näed, et inimene on siis viirusesse nakatunud, et võetakse väga tõsiselt. On ettevõtteid, kes on harjunud juba teatud terviseandmeid koguma, näiteks tuleb siis kontrollida bussijuhtide alkoholi, kas nad on alkoholi joonud ja mingeid taoliseid andmeid. Aga kui teie ettevõtte jaoks on terviseandmete kogumine eriti midagi uut, siis tuleb olla vägagi ettevaatlik. Ehk siis esimene nõuanne kindlasti mitte teha seda faili, mis teil siis on avalikuks teistele töötajatele, et selle ligipääs peaks olema väga piiratud. Ja teine nõuanne seisneb selles, et seda infot, kui keegi on haigestunud, ei soovita laialdaselt kõigi töötajatega jagada. Et võib tõesti olla olukord, kus te peate kabinetikaaslast või muidu samas ruumis viibivat inimest teavitama. Aga kui teie ettevõttel on veel mitu haru ja mitmes linnas, siis tõenäoliselt ei ole näiteks Tartus oleval ettevõtte harul vaja teada, kes täpselt nimeliselt Tallinnas haige on, et sellist asja ka meeles pidada. Ja kindlasti pange oma need reeglid kirja, kuidas te andmeid säilitate, kui kaua ja kes ligi saab. See on hiljem siis teie nii-öelda indulgents, mis teid aitab, kui tuleb mingisuguseid probleeme töötajaga, et miks te siis ikkagi igasuguseid terviseandmeid kogute. Aga sellega minu poolt hetkel kõik ja jõuame kohe praktilisemate näpunäidete juurde, mida siis ikka täpselt ette võtta, et kõik hästi ohut oleks. Aitäh! Nii, tere ka minu poolt, mina olen Maarja Lehemets ja kuna meil aeg kindlasti kipitab, siis ma lähen kohe asja juurde. Et Peeter võib panna järgmise slaidi. Et üheks asjaks, mis me tänase webinariga teile kindlasti kaasa tahame anda, on reaalsed näpunäited või soovitused, mis siis kaugtööreeglites peab olema reguleeritud. Me oleme pannud kokku top 10 ehk siis kõige olulisemad asjad, mis kindlasti reeglitesse kirja panna. Esimene asi, millega kindlasti alustada ja millele mõelda, on see, et kes ehk siis mis ametikohad üldse saavad ja võivad minna kaugtööle ning kelle juhisel ja juhendamisel nad seda teevad. Loomulikult ideaalis võiks need olla kõik töötajad, aga see ei pruugi juba töö iseloomust tulenevalt olla alati võimalik. Küll aga nüüd nende töötajate puhul, kes saavad minna kaugtööle, on oluline kaugtööreeglid kirjalikult paika panna, need töötajale tutvustada ja selle tutvustamise kohta ka kinnitus võtta. Teiseks on oluline läbi mõelda ja reeglitesse kirja panna, kus see töötamine toimuma peab. Nimelt võib andmekaitsereeglitest lähtuvalt olla oluline see, et töötamine toimuks Euroopa Liidu sees, et ei toimuks Euroopa Liidust andmete välja edastamist. Nüüd kolmandaks, tulles kodule lähemale, on oluline läbi mõelda ja kirja panna, mis on need nõuded selle konkreetsele ruumile, kus siis see töötamine toimub. Loomulikult peab siin arvestama seda, kui tundlikud need andmed on, mis tööülesanded üleüldse on, aga eesmärgiks oleks siis see, et need reeglid, mis seal kirjas on, reguleeriks seda, et kolmandad kõrvalised isikud ei saaks andmetele ligi. See võib siis olla näiteks niimoodi, et on keelatud olla kellegagi teisega samas toas, ehk siis võib olema täiesti eraldi tuba, aga võib-olla piisab ka täiesti sellest, kui on piiratud ligipääs lihtsalt seadme ekraanile. Neljandaks on oluline panna konkreetsed reeglid nende seadmete kasutamisel, nende seadmetele endale. Kõige turvalisem ja mis me ise soovitame, on panna reeglitesse kirja ja seda ka järgida nii, et töötaja teeb tööd tööandja poolt võimaldatud seadmel,
kasutab seda seadet üksi ja ei luba seda mitte kellegi teisel kasutada ja samamoodi kasutab seda ainult tööülesannete jaoks. Kui nüüd on mingid teised kokkulepped, siis ka need tuleb fikseerida ja nende juures tuleb samamoodi mõelda, et mis see kõige turvalisem variant on. Näiteks kindlasti külaliskasutaja, aga võib-olla ka üldse virtuaalne sandbox. Aga siinkohas kindlasti rõhutame, et tööandjale kõige ohutum on siiski see esmane variant, ehk siis tööandja seade ainult töötaja ja ainult tööülesannete jaoks. Viiendaks on oluline kaugtööreeglites panna paika, mis need meetmed on, mis andmevahetust ja andmetöötlust turvalisena hoiavad. Loomulikult need meetmed võivad varieeruda olenevalt sellest, mis on tegevusvaldkond ja kui tundlikud on andmed, aga me anname siin paar kindlasti vajalikku näpunäidet, mis seal siis ära kirjeldada. Esiteks, missugust Wi-Fit võib töötaja kasutada, näiteks võib olla keelatud avalike võrkude kasutamine. Kas kohustuslik on VPN, kuidas on tagatud töötaja konto turvalisus, näiteks kas on kohustuslik 2-astmeline autentimine, samamoodi kui kiiresti peab minema seade lukku, kas seade on krüpteeritud, samamoodi näiteks kui on kohustus, et töötaja peab töötama eraldi toas, kas kui ta toast lahkub, peab ta toa ukse lukustama, ehk siis kokkuvõttes sinna tuleb panna kirja kõik need meetmed, mis tagavad vähemalt sama turvalisuse kodus töötades, kui seda on kontoris. Kindlasti nendest küberturbemeetmetest räägivad ka meie Cybersi spetsialistid lähemalt. Minu poolt praegu kõik. Aitäh! Ja nüüd läheme edasi järgmise slaidiga, kus on siis meie top 10 valitud olulise reegli järgmised 4 punkti. Esimene neist on ärisaladuse kaitse. Miks see on oluline nüüd just nimelt kaugtöö reeglite puhul? No iseenesest selle tingibki seesama füüsiline reaalsus. Et kui organisatsioon asub hajusalt üle kogu maailma või Eesti või ka ühe linna, igaüks oma kodus, siis selline ebaausa konkurentsi takistamine ja oma info kaitsmine muutub järjest olulisemaks. Ärisaladuse puhul tasub tähele panna, et ka Eesti õiguses on toimunud mitmed muudatused just viimase aasta jooksul, kui on vastu võetud uued seadused. Ning oluline on enda organisatsioonisse mõtestada. Läbi mõelda, mis on see, mis on meie jaoks ärisaladus, mida me tahame kaitsta. Et iseenesest tingimused selleks, et üks info oleks ärisaladus, on väga lihtsad. See peab olema oma olemuselt salajane, sellel peab olema mingi väärtus selle tõttu, et ta on salajane ning ettevõte peab suutma näidata, et on võtnud teatud meetmeid, et seda salajasust tõepoolest hoida. Kuidas seda ärisaladust organisatsiooni sees kõige paremini kaitsta? No seal on 4 olulist tähelepanekut. Esimene osa on kindlasti selgitustöö. Nii enda organisatsiooni sees, et igaüks teab, mis on see ärisaladus, kuidas see tekib ja kuidas seda võib jagada. Kas konkreetses ettevõttes ärisaladuseks on palgainfo, turundusinfo või hoopis hinnapakkumise tegemise süsteem ja viis, see oleneb juba organisatsioonist. Teine oluline tähelepanek siin on, et majakorda. See tähendab seda, et organisatsioonis lepitakse kokku, et näiteks lauad hoitakse puhtad, kui töölt lahkutakse, kui palju ja kuidas kasutatakse printerit, kui palju ja kuidas võidakse serverist dokumente alla laadida. Eriti oluline on see nüüd, kus töötaja teeb tööd kodust ja mitte kontoris. Need samad reeglid, mis on kokku lepitud, tuleks tagada, et läbi kaugtöö tegemise korra kehtivad edasi. Dokumentide märgistus ei ole ärisaladuse kaitse põhimõtete puhul üldse mitte vähem oluline. Dokumendid, mis on tõepoolest need, mida me tahame ärisaladusena kaitsta, tuleks sellisena märgistada. Kas siis vastava veesimärgistusega, märkega ülal nurgas, e-kirjas, lisalausega allkirja lõpus. Ning loomulikult väljapoole maja, oma tarnjad, koostööpartnerid ja teised isikutele ka koostööd tehakse, nendega tuleks sõlmida lepingud, eriti näiteks, kui nad kasutatakse palju videokoosoleku platvorme, selle kaudu jagatakse üksteisega dokumente, et siis eelnevalt vähemalt siis e-kirja teel oleks öeldud, et need dokumendid, mida me jagame, need on meie jaoks olulised, need on meie käsitleme neid ärisaladusena, mis tõttu palume neid hoida. 7. märge meie kaugtööreeglite top 10 on siis see, et läbi tuleb mõelda tehniline abi. Tehniline abi nii tööandjale, aga kindlasti töötajale. Seepärast, et on arusaadav,
et praegustes tingimustes, kus hommikul ärgates paljud töötajad esmalt peavad vaatama, et lapsel läheks e-kool tööle, siis tuleb vaadata, et kuskil kellelgi oleks midagi süüa, et siis töö tegemine ei ole enam 8-5 või vähemalt ei pruugi seda olla. Mistõttu ka tehnilise abi puhul tuleb läbi mõelda, kuhu saab töötaja helistada, kui tal õhtul kell 10 VPN ei tööta või kui tal nädalavahetusel läheb kogemata e-kiri Katrin X asemel Katrin Y-le organisatsioonist. Kommunikatsioonireeglid tuleks samuti omavahel kokku leppida. See on rohkem inimlik kui õiguslik küsimus, et tagamaks seda, et usalduslikud koostöösuhted organisatsioonis säiliksid. Leppida kokku, kui palju ja kuidas oma otsese ülemusega töötaja peaks suhtlema, kas korra päevas räägime läbi, mis on tänane plaan ja kuidas töövoogu edasi nähakse, kas seda tehakse videoga, telefoniga, et need tuleks omavahel samamoodi kokku leppida. Ja viimaks kontrollimisõigus. Kontrollimisõigus tuleneb elementaarsest vajadusest ja tööandjal olevast seaduslikust kohustusest teada, kuidas töö tegemine töötajal läheb. Kui töötaja teeb tööd kodust, siis see teada saamine on kohe selle võrra raske. Nüüd on siis 2 võimalust. Kas tööandja loobub oma soovist teada, kuidas töö tegemine tegelikult edeneb, või ta rakendab mingisuguseid meetmeid. Olgu need meetmed siis sellised, et päeva lõpus vaadatakse, mitu e-kirja on töötajate poolt välja saadetud, või olgu need siis detailsemad ja konkreetsemad, näiteks check-in kõnekohustus või siis mingid muud tehnoloogilised viisid, lõpetades siis päris jälgimisega, mis teatud juhtudel võibki olla võimalik, kuigi andmekaitsereeglid ja privaatsus õigus töötajale on siin väga olulised märksõnad, millele tuleb tähelepanu pöörata ning see seab siis tööandjale täiendavad kohustused ja viia läbi mõjuhinnang, täiendada privaatsustingimusi ja muud sellised. Ja viimane meie top 10, kui Peeter paneb järgmise slaidi, millel me peatume, on siis see, et reeglid on kokku lepitud, sellest ei ole piisav, tuleb ka läbi mõelda, kuidas tagada, et nad oleksid siduvad ning kuidas tagada, et vajadusel oleks neid võimalik jõustada. Siduvuse puhul tuleb eelistada seda, et paljud meie organisatsioonid loomulikult ei tööta ainult töölepingute põhiselt. Ehk siis inimesed teevad reaalselt tööd kas käsunduslepingu, töövõtulepingu või muu sellise lepingu alusel. Sellisel juhul selliste reeglite kokkuleppimiseks tuleb vaadata seda algset lepingut ja vaadata, mis on need vorminõuded lepingu muudatustele ning sellest lähtub. Töötajate puhul on esimene koht, kuhu vaadata, on tõenäoliselt kas sisekorra eeskirjad, tööleping töötajaga, mis näeb ette, kuidas lepingu täiendusi, töö sisekord ja erinevaid tööõiguslikke dokumente kehtima, kuidas need kehtima hakkavad. Kas piisab sellest, et saadetakse töötajale e-kiri ja palutakse kinnitust, nagu Maarja enne mainis, või piisab sellest, et see dokumendihaldussüsteemid või muul viisil töötajale kättesaadavaks teha. See tuleks eelnevalt läbi mõelda ning seejärel see samm ka reaalselt ära astuda. Jõustamise poole pealt eelkõige tuleks läbi mõelda, et kui meil läheb näiteks tõepoolest ettevõtte jaoks suurt väärtust oma värisaladus läbi videokonverentsi ettevõttest välja ja töötaja puhul näiteks on näha, et on tegemist kas hooletuse või lausa tahtlusega, et kuidas on siis kaetud võimalused tööandjal nõuda kahju hüvitamist või lausa leppetrahvi. Et töölepingu seadus näeb meil ette teatud võimalused seada sisse nii leppetrahv kahju ületavas osas kui ka siis kahju hüvitamise nõude esitamist, aga need tuleb vaadata, et need oleks tõepoolest töölepingutes siis vastavalt ette nähtud ja kui ei ole, oleks, ma arvan, täna viimane aeg nendest kokku leppida. Sellega mina lõpetan, aga näitan veel ühte slaidi, et selleks, et organisatsioonis tõepoolest toimuks ka selliste kaugtööreeglite lihtsam meelespidamine, siis selline 2-leheküljelise juriidilise dokumendi, millele lisandub tõenäoliselt sellest, millest rohkem Cybers täna räägib, et see tehnoloogilised nõuded siis kaugtöö tegemise seadmetele ja ühendustele, et selleks, et see 4 lehekülge sahtlisse vedelema, oleme meie alati soovitanud, et teha ikkagi 5-6 kõige olulisemast põhimõttest, mis töötajal peaks igapäevaselt meeles olema, selline lihtne 1 lehekülje meeldetuletus,
mida siis on hea panna omal laua peale ja on kogu aeg meeles, kuidas me kaugtööd tänases uues olukorras teeme. Sellega mina praegu lõpetan ja annan edasi sõna Saidar. Tere ka minu poolt. Olen Helena Cybersist. Maarja ja Karmen andsid hea ülevaate kaugtöö reeglistiku vajadusest ja sisust. Aga hetkel oleme olukorras, kus väga paljud on sattunud kaugtööle, organisatsioonid on kaugtööl, kes selle peale isegi varem ei ole mõelnud, et neil ei ole veel reeglistikku. Ja samuti ei ole sellist reeglistikku olemas oma isikliku e-elu haldamiseks. Et seetõttu ma annan ülevaate mõnest sellisest küberhügieeni põhimõttest, mida on võimalik jälgida, millega on võimalik oma kontode ja andmete turvalisust suurendada. Ja esimene punkt on 9 korda mõtle, 1 kord kliki, ehk siis tänapäeva maailmas toimuvad pidevalt erinevad ründed, mis püüavad saada ligipääsu kasutaja kontodele või panna kasutajat tegema mingisuguseid tehinguid. Need ründed muutuvad aina arenenumaks, eesti keel läheb aina paremaks, et seega tuleb internetis toimetades oma klikke väga tähelepanelikult jälgida. Ja kindlasti lähtuda ka põhimõttest, et kui asi tundub kas või natukene nagu kahtlane või siis teine osapool katsub väga kiirustada, et maksa väga kiiresti see arve ära. Et siis tuleb korraks peatuda, mõelda, et kas see tegevus tõesti on vajalik ja vajadusel ka teisi kanaleid pidi üle kontrollida, et näiteks makse puhul juhile helistada, et kas see on ikkagi õige. Teine teema, järgmine põhiline punkt on isikutuvastus ja oma kontode nagu hoidmine. Ja et mitte kaotada oma kontodele ligipääsu ja kaotada seal olevaid andmeid, siis tuleks kasutada korralikku parooli ja mitmetasemelist autentimist. Korralik parool on unikaalne, pikk ja piisavalt keeruline. Et parool 1, 2, 3 või midagi sellist on liiga lihtsasti murtavad. Ja samuti mitmes süsteemis sama parooli kasutamine on risk, et kui mõnes süsteemis on toimunud andmeleke, kust on lekkinud korraga paljusid paroole, et siis saadakse ka muudele süsteemidele sisse, kus on sama parool. Teine hea viis siis oma konto kaitsmiseks on mitmetasemel autentimine ja tänapäeval vähegi siuksed asjalikumates teenustes on see üldjuhul olemas. Suurem osa kontode ülevõtmistest on tehtud kontodega, millel ei ole mitmetasemeline autentimine aktiveeritud. Järgmine põhiline punkt on seadme sihipärane kasutamine, ehk kui tööandja on andnud arvuti või telefoni kasutusse, siis nagu ka eelnevalt mainiti, siis on põhireegel, et see peaks olema vaid töö tegemiseks ja vaid töötajale endale, et mitte perele. Samas arvestades praegust olukorda, kus paljudel peredel on vaja leida arvutikasutuse võimalus ka lastele koolitööde tegemiseks ja tõesti muud lahendust ei ole võimalik leida, siis tuleks teema läbi rääkida tööandjaga. On asutusi, kus on võimalik tekitada lastele koolitöödeks näiteks külastajakontod. Samas on asutusiga, kus võib-olla vedelevad lihtsalt läpakad, mida saab laenata vanad masinad. Aga samas on ka asutusi, kus näiteks kindlasti ei tohi töödelda isiklikke andmeid või ei tohi keegi teine kasutada sama masinat. Et see sõltub hästi palju asutuse profiilist ja töödeldavatest andmetest, mida asutus käitleb. Et asutuse seadme mitte sihipärane kasutamine on üks väga sage põhjus, miks meie infoturbe seireteenuse raames peame kliente teavitama, et on tuvastatud intsident, et näiteks kasutajad või nende pereliikmed on installeerinud enda meelest äärmiselt vajalikku ja huvitavat tarkvara, aga selgub, et tegelikult on pahavara.
Nii, andmeid töötlevaid ette nähtud keskkondades ehk kui tööandja on andnud mingid keskkonnad, kus tuleb andmeid töödelda, et siis peaks ka neid seal hoidma. Et kui on andmete edastuseks on näiteks SharePoint või mingi muu kindel lahendus, et siis ei tasu hakata ise mõtlema selle peale, et aga äkki ma saadan näiteks Dropboxi kaudu faile või teen Facebooki Messengeri grupi koos kliendi ja meeskonnaga. Et see suurendab andmelekke riski. Ja seadet kasutaja õigustes. Et väga paljudele meeldib kasutada seadmed, näiteks arvutit administraatori õigustes, et see on hästi mugav, saab kiiresti installeerida, aga see on ohtlik seetõttu, et kui kasutajaõigustes tõmmata alla pahavara, siis ta pigem saab toimetada seal kasutajaõiguste piires, aga kui administraatori õigustes seda teha, siis on ligipääs kogu seadmele. Ja installeerimise vajaduse pärast, vajaduse korral, kui on kasutajal õigused ise administreerida, siis saab nagu konto ümber lülitada administraatoriks ja saab asjad ära teha, mis vaja on. Nii, järgmine slaid, palun. Nii, tööseade kodus. Et siin lisaks juksele küberhügieenile tahaks välja tuua ka punkti, et jälgi füüsilist turvalisust. Kui meil praegu on arvutid on köögilaua peal ja diivanilaua peal, et siis on väga suur oht, et keegi sinna midagi peale valab või peale istub. Ja hetkel on arvutite asendamine samamoodi nagu natukene keerulisem kui siis, kui liikumispiiranguid ei ole. Lukusta ekraan. Kui kodustes oludes ei ole võib-olla andmelekke risk nagu kõige suurem, siis näiteks väike laps suudab väga kiiresti mõned vajalikud failid kustutada või pooliku salvestamata töö sulgeda, et sealt võib tekkida teistpidi andmekadu. Ja ekraani lukustamine on muidugi selline küberhügieeni reegel, mida tuleb jälgida nii kontoris, kodus kui ka telefoni puhul. Et mõnel pool on näiteks kontorites kombeks, et kui ekraan on lukustamata, saadetakse sellest lukustamata ekraaniga arvutist teade, et homme saab kooki. Nii, töine suhtlus. Töise suhtluse puhul jällegi kasuta kokkulepitud kanaleid. Ehk siis, kui on tööandja määranud näiteks Teamsi, mis on tööandja domeenis töökontoga, siis tuleb seda kasutada, mitte viia suhtlus isiklikku Skype'i ja isiklikku kuhugi Messengeri. Ja krüpteerimine, et kui on tegu vähegi tundlikumate andmete edastamisega üle interneti, siis tuleks need krüpteerida, et kas või ID-kaardiga saajale, et siin see vähendab oluliselt ohtu, et andmed lähevad kaduma või lekivad, kui kogemata saadetakse e-kiri valele aadressile, kellegi e-postkast on kompromiteeritud. Ja viimase punktina tooksin välja sotsiaalmeedia, firmagrupid ja üritused, et väga ahvatlev on teha Facebooki firmagrupp, jagada seal seda informatsiooni, mis võib-olla praeguses olukorras tahaks kiiresti jagada või teha firma üritustele registreerimine Facebooki. Et eelmisel suvel näiteks minu Facebooki feedi, Facebooki algoritmid soovitasid ühe IT-firma suvepäevi. Et paraku ma selle IT-firmaga seotud ei ole ja kui ma neid teavitasin, siis koristati see küll kiiresti ära, aga selliseid asju juhtub. Samamoodi olen näinud feedis võõra lasteaiarühma vanemate listi koos laste nimedega, ürituste piltidega, et sellega peab olema hästi nagu ettevaatlik. Ja see on üldiselt sotsiaalmeedia osas tuleb arvestada, et mis on sotsiaalmeediasse pandud, võib kuhugi internetti elama jääda. Et ka need pildid näiteks, mis on Facebooki salvestatud, aga mitte kunagi avaldatud, on Facebooki serveris olemas ja mingitel asjaolude kokkulangemistel võivad saada avalikuks. Ehk siis nagu kõik grupid, mis hetkel võib-olla ei ole avalikud, võivad saada avalikuks. Mõni saatjatest jagab vestlust näiteks screenshotiga
Uude töökohta kandideerimisel tuleb taustauuringust välja, et mis on aastate tagused kahtlase väärtusega postitused. Et seega siis sotsiaalmeedias kehtib väga selgelt 9 korda mõõda ja 1 kord postita. Ja annan sõna Atsile, aitäh. No nii, minnes on natukene nende konverentsikõnede ja kaugtöö tehnoloogiate juurde, siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on tegelikult andnud siis AK teavet ehk kasutamiseks mõeldud teabe töötlemiseks ette juhendi, et seal siis tuleks kasutada Skype for Business siis kohapealset lahendust ehk kliendi enda taristus olevat lahendust või siis kasutada Eesti.ee vastavat vestluskeskkonda. Et selline juhend iseenesest on väga hea, kus on väga konkreetsed soovitused. Teine küsimus on see, et kas nende lahenduste kasutamine on siis nende asutuste poolt siis võimalik, on nad võimelised Skype for Business lahendust näiteks ise püsti panema, on nad võimelised haldama, on see neil varasemalt olemas. Tegelik elu ilmselt ei ole päris selline ja seda sisendit on ka mitmelt poolt tulnud, et reaalselt võeti kasutusele need vahendid, mis kätte juhtusid ja selles vaates nagu ilmselt ka see MKM-i poolne soovitus sinna nende lehele tekkis. Seal on ka öeldud seda, et kõik Zoom, Teams ja teised vahendid on justkui avalikud vahendid. Jah, seadusandlus ilmselt siinkohal on natukene keeruline Eesti vaates ja selline avalike pilveteenuste kasutamine ei ole heas kirjas. Nüüd, kui rääkida laiemalt, mitte ainult riigiasutustest, kui mitte ainult AK teabe töötlemisest, siis tegelikult tuleks vaadata ikkagi laiemalt pilti. Punkt number 1 on see, et kasutaja on uues situatsioonis ja nii nagu varem on räägitud, siis need reeglid, kui sellised peavad olema paigas, aga tegelikult ka selle uue keskkonna, on see siis videokonverents, on see sõnumivahetus, on see dokumentide vahetus, on see uus e-mailikeskkond, et tegelikult tuleks need kasutajad ikkagi ära koolitada. See on üks kõige suuremaid abinõusid antud hetkel, et kasutaja käituks õigesti. Reeglitest saadakse tihtilugu erinevalt aru või ei suudeta neid siis oma peas antud kiires elukorralduses panna siis samamoodi sobivalt sinna keskkonda. Teine asi, kui toimub selle töövahendi valimine, et siin öelda ainult seda, et üks lahendus on õige, pigem peaks vaatama ka seda, et mida IT siis oma olemuselt toetada suudab, peaks vaatama seda, et milline on selle ettevõtte keskkond. Kui ta täna kasutab juba Google Docsi või ta täna kasutab Office 365 või ta kasutab veel mõnda kolmandat lahendust, et siis on ka teoreetiline võimalus, et IT-l on olemas kompetents, IT oskab turvaliselt häälestada neid vastavaid keskkondi ja seal oleks ka see võimalik turvalisus mõistlikul tasandil võimaldada. Siin pakuti välja, et Eesti vestluskeskkonda võiks kasutada siis selliseks suhtluseks. Jah, kindlasti on see üks alternatiiv, kui andmete turvalisus ja AK teabe kaitsmine on esimeses reas, mis kindlasti riigi puhul võiks nii olla, siis tuleb arvestada sellega, et kasutatavus või siis töökindlus on ka seal selles artiklis öeldud, et see keskkond võib olla või seal võib esineda häireid. Kasutatavus või töökindlus on osa turvalisusest, et selles mõttes, kui on kriitilise tähtsusega kõne, kus see kõne peab toimuma, siis sellisel juhul võib-olla see lahendus näiteks ei oleks kõige parem. Kui nüüd rääkida Zoomist, siis see minu enda isiklik arvamus, võib-olla see ei ole esimene variant, millega minna. Samas sõltub ka väga palju sellest, et millega see ettevõte tegeleb. Kui need andmed väga tingliku tähtsusega ei vaja kaitsmist, kui see kõne näiteks on avalik või seda informatsiooni, mida räägitakse, võib käsitleda avalikuna, siis selle Zoomi kasutamine ilmselt ei ole probleem, sellepärast, et Zoom tihtilugu on väga töökindel ja samamoodi Zoom on teinud ka liigutusi selleks, et oma turvalisust parandada. Samas tundliku andmete puhul mina jääksin siin mõtlema väga sügavalt. Kindlasti Teams ja Google Hangouts või taolised lahendused antud hetkel omavad teatud eelist, kuna nad on tööandja poolt mingis määras kontrollitud. Mida siin võib
peab mõtlema kindlasti nende, eriti just nende tasuta tarkvarade puhul, on see, et kui näiteks vahetatakse isikuandmeid, siis peaks vaatama ikkagi sellist lahendust, mis oma majutuskeskkonna ja selle poole pealt asub Euroopa Liidus ja seal on ka vajalikud turvameetmed rakendatud. Päris palju juttu on sellest, et milline on kõige turvalisem kaugtöövahend ja kas see on ainukene õige valik, et see on jällegi nendest andmetest ja ettevõtte töö iseloomust sõltuv. Peab arvestama sellega, et kõige turvalisem lahendus ei pruugi olla kõige mugavam lahendus ja kui see ei lähe kokku ettevõtte eesmärkidega, ei lähe kokku ettevõtte andmete tundlikkusega, siis konfidentsiaalsust tuleb käsitleda ka vastavalt. Ehk mis siin kogu selle jutu mõte on, koolita kasutajat, vaata, et IT valib õige töövahendi ja tagab seal õige häästusega selle turvalisuse. Kasutajat tuleb toetada, kasutaja peab aru saama, kuidas töövahendit kasutada ja turvalisus on selline kompleksne teema, mida on tänase vestluse käigus päris palju arutatud. Aga ma annaks sõna nüüd edasi. Aitäh! Tere taas ka minu poolt, et meil aeg saab küll jutustamiseks siin esinemise osas otsa, aga kiiresti tahaks veel 2 teemal peatuda. Et esimene neist on identifitseerimine, selle vajadused ja võimalused. Nimelt on väga oluline teinekord ka veebikoosolekul olla veendunud, et see, kes on teisel pool, on tõesti tee, kes ta olema peab. Tuleb tunnistada, et head ametlikku standardit siin ei ole, aga mida meie soovitame, on kindlasti kasutada videokõnet ja olulised otsused, lubadused, kas kirjaliku taasesitamist vormis üle kinnitada või lausa digiallkirjaga. Teine asi, mida tahaks kõigile südamele panna, on nende kõnede, webinaride, koolituste, kõikide nende salvestiste jagamisel tuleb samamoodi arvestada andmekaitsereeglitega. Ehk siis isikuid tuleb teavitada, kuidas neid salvestisi kasutatakse ja võimalusel tuleb töötlemist piirata. Ehk siis näiteks kui on koolitus, siis kui koolitust jagada, siis ei peaks jagama kaasa kõikide osalejate andmeid. Teen siin ka väikse üleskutse, kui kellelgi on häid kogemusi, kuidas teha kindlaks, kes on teisel pool ekraani koosolekutel, siis võib meile küsimuste sektsioonis jagada. Ja kokkuvõttes ütlen seda, et nii veebi lahenduste kasutamisel kui kaugtöö juures aitab turvalisust tagada loomulikult läbimõeldud ja mõtestatud tegevus. Siin lõpetame ja lähmegi küsimuste juurde. Aitäh! Niisiis, oleme oma ettekannete poolega ühele poole saanud ja hakkame otsast vastama küsimustele. Kõigepealt siis need, mis juba registreerumisel on küsitud ja siis jõudumööda järjest juurde. Päris esimene küsimus, mis tuli, oli see, et millised võivad olla andmeturbe ja õiguslikud probleemid, mis tekivad nende kõikvõimalike tasuta ja vabade lahenduste kasutamisel, olgu siis Skype, Zoom, WhatsApp ja nii edasi. Ja õiguslikust poolest saab ülevaate anda kohe Karmen. Tere jälle. Ja eks need esimesed küsimused selliste mis tahes vabavaraliste kaugtöö tegemise lahenduste kasutamisel on ikka A. andmekaitse ja B. oluline osa sellega seoses siis ka kõik, mis puudutab jällegi ärisaladuse kaitset. Et kui selliseid vabavaralisi lubada kasutada, siis on selge see, et tööandja võtab enda jaoks andmekaitse mõttes vähemalt suure riski. Tehnilistest riskidest just Cybersi spetsialistid tegelikult juba ka rääkisid, et mis nendega kaasneda võivad. Aga õiguslikud riskid, mis on sellised esimesed, mis kohe tulevad, kui neid lubada kasutada, tuleb läbi mõelda või tuleb vähemalt teada tööandjana, kuhu need andmed jõuavad. Kus asub see server seal pilves, mis riigis see pilveserver asub, kus neid andmeid hoitakse. Kas need on Euroopa Liidus, on need väljaspool seda, on need Eestis väljaspool seda? Mis saab siis, kui on toimunud andmeleke? Kas see vabavaraline tarkvara teavitab kasutajaid sellest, et vabandage, et teie
terve videokonverents, kus te arutasite järgmise aasta eelarvestrateegiat, kogemata läks just avalikult. Kas neil on mingi teavitamiskohustus? Mis saab siis, kui tõepoolest need andmed lähevadki avalikult koos kõigi isikuandmete ning ärisaladusega koos? Et need on need kohad, mis on need kõige suuremad õiguslikud riskid, seepärast, et selliste vabavaraliste tarkvaralahenduste kasutamisel reeglina ei sõlmita andmetöötluslepingut. Andmetöötlusleping on ju selline instituut, mis annab organisatsioonile just nimelt need õigused. Teada, aru saada, mis juhtub, kui toimub leke, kui toimub andmekadu, kes vastutab, kes teavitab andmesubjekte, ehk siis kõiki vestluses osalenud. Ehk siis kindlasti see on väga oluline osa sellest. No meie enda riigis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on siis avalikustanud sellise juhise siis videokonverentside teostamiseks, kui tegemist on siis mis tahes piiratud teabega. Et seda juba meie kolleegid Cybersectis mainisid ka, aga et seal on väga resoluutselt siis kirjas. Et see soovitus ütleb, et juhul, kui ikkagi avalik asutus nüüd siis osaleb sellisel konverentsil, siis ta võib ikkagi kasutada vaid selliseid lahendusi, mis on siis riigi poolt kontrollitaval taristul. Ehk siis ja soovituses on siis ainult kaks varianti. Üks on siis Skype for Business ja teine on siis RIA poolt arendatud siis beta versioonis olev vestlusmasin, mida minu silmad on näinud ja vähemalt tänaseks ta küll veel ei tööta. Aga kindlasti lähitulevikus asub tööle. Miks Skype for Business? Eks see on seotud litsentsidega, mida riigil on võimalik tagada, aga meile teadaolevalt on küll paljud riigiasutused, kellel ei ole Skype for Business litsentse ning nemad istuvad samuti ja loevad seda juhist ja mõtlevad, et mis on sellega peale hakkavad. Samamoodi on siis seal juhises väga selgelt kirjas, et enne koosolekut tuleb kokku leppida koosolekul osalejate vahel, mis infot vahetatakse, mis infot on lubatud vahetada, kas peab olema videoga või ilma, kas seda salvestatakse, mis selle salvestuse koopiaga lõpus tehakse, et kõik need tuleb enne koosoleku algust sellisel juhul läbi mõelda. Et see on meie enda siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhise kohale vastus. Aga tõesti, andmekaitse, ärisaladus ja see, et isikud ise tunneksid ennast lõpuks ka kasutaja mugavalt seda kasutada. Aitäh! Aitäh Karmenile! Ja kuigi Ats seda enne natukene puudutas, siis võtaks küsimuse, mida on küsitud ja selle fookusega, et millised on need kõige suuremad riskid ja milliseid andmeid jahitakse nende erinevate konverentsilahenduste ja kaugtöölahenduste kasutamisel. Tehnilise poole pealt, mida karta ja kuidas kaitsta? No nii, et kui me räägime tasuta lahendustest, et siis nagu see vanasõna ütleb, et tasuta ei tule midagi, et see on alati mingisugune konks juures. Ütleme niimoodi, et samas täna pakutakse päris palju sellist tasuta funktsionaalsust ka sellist suuremate konverentsikõnede teenuse pakkujate poolt. Aga siis teema juurde. Nii nagu Karmen mainis, tihtilugu ei ole seal taga lepingut. Sellega seoses me tegelikult ka ei tea, et mismoodi see konverentsikõne teenuse pakkuja seda või neid andmeid kasutab, mida siis selle kõne ajal vahetatakse ja räägitakse. Samamoodi me ei tea, kes võib olla seal kuulamas, kuidas on need turvaseadistused ja kuna need tarkvarasid on niivõrd palju, siis tegelikult see rünnakute või siis andmete varastamise sektor on võrdlemisi suur. Samamoodi me ei tea, et mida see tasuta tarkvara näiteks enda arvutisse installeerides võib põhjustada, kas see avab mingisuguse tagaukse meie arvutisse või mitte. Et siin on ka COVID-19 seoses olnud päris palju sellega seonduvalt pahavara liikvel. Millised andmeid jahitakse, see nüüd on pigem küsimus sellest, et millise ettevõttega tegemist on, millise organisatsiooniga tegemist on, et riigi puhul tõesti võib see olla täiesti sihitud rünne, täiesti sihitud andmete pihta, eraettevõtte puhul
võib see olla selline nii-öelda juhuslik või siis nii-öelda andmeõngitsusest lähtuv vajadus, näiteks saada ligi siis olulistele kontaktidele ettevõtte sees, saada ligi olulistele kasutajanimedele, paroolidele, saada ligipääsu tegelikult või nii-öelda siis sisenemispunkti ettevõtte võrku. Et need võivad olla sellised nii-öelda suurimad huvid siis kurjategijatel, organiseeritud kuritegevusel või siis ka riikide tasandil nii-öelda sihitud rünnatel. Aitäh! Aitäh, Ott! Järgmine küsimus puudutab seda, et kas tööandja võib paluda näiteks kord päevas teha töötajaga videokõne selleks, et tuvastada, et tuba ja muud tingimused, kus kaugtöötaja tegutseb, vastavad nõuetele. Paluda võib kindlasti, aga seda, millisel juhul ta võib seda nõuda, äkki oskab Maarja Lehemets sellest rääkida? Nii, tere taas! Jah, üldjuhul võiks öelda küll, et võib nõuda tööandja sellist kinnitust ehk siis sellist videokõnet. Loomulikult siin ongi nüüd see koht, millest me rääkisime reeglite koostamise juures, et see, kuidas kontrollitakse töö tegemist, tuleb reeglites kirjeldada. Ja sellise kontrollimise juures on oluline, et mis see alus on, millega seda tehakse. Et siinkohal võiks sobiv olla ja on sobiv õigustatud huvi, mis aga tähendab seda, et tööandja peab hindama ära, miks ta seda teha võib, kuidas on tagatud, et töötaja õigused on kaitstud, et teda on teavitatud ja see teavitus tulebki teha näiteks kaugtöö reeglistikus. Ehk siis, kui nüüd tööandja on eelnevalt kaugtöö reeglites kirjeldanud, et selline kontroll on kohustuslik, ta on teostanud õigustatud huvihinnangu, ehk siis ta on kaalunud, miks tal on selline õigus, mis on tema õigustatus, kuidas ta tagab, et töötajal on kõik hästi, siis on lubatud töötajaga kindlasti sellise videokõne tegemine. Nüüd see, mis meetmeid veel võib võtta või mis veel võib olla kohustuslik, on kindlasti seotud ka sellega, kui intensiivne selline kontroll on. Näiteks kui, ütleme niimoodi, kui praegu on küsitud 1 korra päevas, näiteks kui on tundlikum töötlemine, siis võib olla ka olukord, kus terve töö tegemise aja läbi veebikaamera jälgitakse, et kas see võib olla teatud juhtudel õigustatud, aga see nõuab näiteks rohkem meetmete võtmist, et lisaks õigustatud huvihinnangule on vaja ka teha suur andmekaitse mõju hinnang, ehk siis loomulikult tööandjal on õigus kontrollida, lihtsalt ta peab võtma lisameetmeid, et tagada ka töötaja õiguste kaitse. Aitäh! Aitäh, Maarja. Ja nüüd on küsimus publikust, et ettevõttes kraaditi oma töötajaid terve kuu jooksul ja nüüd tahab töötaja oma neid päevatemperatuuri näitajaid endale saada ja nõuab kustutamist. Ja seda, mida sellises olukorras teha, saaks ilmselt vastata Maarja Pildi. Tere, ja ka minu poolt lugesin küsimuse läbi. Nüüd siin ma tööandjale kahjuks rõõmustavat uudist ei saa anda, et töötajal tõepoolest on õigus neid andmeid näha, sest tegemist on tema kohta käivate kraadimise andmetega ja neid endale saada ja üpris suure tõenäosusega on tal õigus paluda ka nende kustutamist. Tavaliselt, kui inimeste kraadimist tehakse, siis sellised andmed palutakse vaat, et kohe samal päeval ära kustutada, sest hästi keeruline on põhjendada, miks ettevõttel, kes ei ole meditsiiniasutus, muidugi ma ei tea tausta, võimalik, et tegemist on meditsiiniasutusega, kui ei ole, siis on äärmiselt keeruline põhjendada, miks neid andmeid on ikka veel vaja hoida. Ma panen teile sinna kommentaari vastusesse ka artikli, mida saate lugeda, kust siis sellel töötajal see kustutamisõigus tuleb. Ja üldreegel on selline, et kui teil tööandjana ei ole ühtegi põhjust, et neid andmeid edasi hoida, ehk siis põhjuse all ma mõtlen reaalset vajadust, siis see kustutamine teha tuleb. Aga ma panen selle artikli teile, saate sealt ka uurida ja taaskord, et võib-olla tõesti, kui tegemist on meditsiiniasutusega, siis võib olla teatud erandid, millal võib ka neid terviseandmeid kauem hoida.
Aitäh, Maarja. Järgmise küsimuse saadan ma Karmenile ja see puudutab kaugtööreeglite takkajärgi kehtestamist. Kriis tuli peale, töötajad saadeti kodutööle ja mida teha, kui me tahaks nüüd hakata neid reegleid kehtestama? Karmen, palun. No üldiselt väga lihtne ja lühike vastus on, et jaa, tuleks igal juhul soovitame need sõlmida veel ka täna. Esiteks selle tõttu, et eriolukord kestab veel. Teiseks selle tõttu, et kaugtöö igal juhul muutub uueks normiks. Suuremal või vähemal määral, kindlasti mitte sellises ulatuses, nagu see täna on, aga kindlasti uus norm see saab olema. Samamoodi siis klientide ja koostööpartneritega videokõnede pidamine. Nii et kehtestada tuleks nüüd igal juhul. Seda, kas on võimalik nüüd tagasiulatuvalt seda sõlmida. Et näiteks, et te teate, et töötajal juba juhtus midagi eelmine nädal ja nüüd siis tagasiulatuvalt sõlmida leppetrahvi kokkuleppe, no seda pole võimalik. Küll aga tagasiulatuvust selles mõttes ei ole ka otseselt ju vaja, kui see peamine sisu seisneb selles, kuidas me andmeid töötleme, mis on töötaja kohustused, kui ta kodus tööd teeb, kuidas me kaitseme infot, mida me sellise kaugtöö tegemise käigus üksteisega vahetame ning mis saab edasi. Et tagasiulatuvalt sõlmimine töölepingu mõttes on ikkagi keeruline, aga kindlasti pole täna hilja asuda seda organisatsioonid läbi mõtlema, kokku leppima ning kehtestama. Et mina väga soovitan ja usun, et see toob ettevõttele kasu veel aastaid. Et see olukord enam tagasi ei tule, nii see oli ju enne. Et aitäh. Aitäh, Karmen. Ja meie küsimuste pakk hakkab vaikselt tühjaks saama. Küsitud on veel ka sellist asja, et kas sellised zero knowledge või null teadmisega vestluslahendused, milles turvalisus on tagatud läbi krüpto, on piisavalt turvalised. Ja kes oleks parem sellele vastama kui Cybersi infoturbe analüütik Ats? Ja, et see on väga selline tore integreeriv küsimus, et kas Zero Knowledge Chat on, ma sõnastaks isegi ringi, et kas Zero Knowledge Chat on ikkagi Zero Knowledge. Eks selles mõttes küsimus on see, et see, kes ta lahendust pakub, kas ta on võimeline tõendama seda, et see on Zero Knowledge. Et minu arvates on selline väga hea argument nii-öelda andmete õngitsemiseks ja siis meelitamiseks oma info jagamiseks ja väga tundliku info jagamiseks. Ja siin on olnud väga palju sellist nii-öelda taustaldiskussiooni, et Zero Knowledge Chat lahendused, kas need on nii-öelda riikide poolt välja töötatud siis nii-öelda andmete kogumise võimalused või mitte. Seda, et nüüd kõik oleks nii-öelda kas ebaturvalised või kõik oleks turvalisusega piisavalt tegelevad, et sellele ühest vastust ei ole. Et kindlasti aitab see, et kui konkreetse lahenduse puhul vaadata seda, et kas nad on proovinud või on reaalselt enda lahendust lasknud kellelgi teisel kas siis testida, kas auditeerida, lasknud üle vaadata, on tal tõendid selle kohta. Et vastasel juhul siin on niisugune teatav reserveeritus minu arvates. Aitäh! Aitäh Atsile ja aitäh ka kõigile teistele esinejatele, kõigile, kes meid täna kuulasid, kõigile, kes esitasid küsimusi ja lasid seeläbi nii meil kui teistel kuulajatel targemaks saada. Millega ma selle asja kokku võtaksin, on see, et kuigi need kaugtöö asjad on tulnud päevakorda just nimelt seoses praeguse eriolukorraga, kus inimesed on olnud sunnitud hoidma füüsilist distantsi, aga nii äriliselt kui inimlikult on siiski
vaja sotsiaalset lähedal olekut, siis me ei pääse nendest tehnilistest vahenditest. Ja nüüd, kus need kaugtöövahendid on juba inimestel käpas, väga tõenäoliselt ka pärast eriolukorra lõppu jätkatakse nende kasutamist. Paljud sellised koosolekud, mille jaoks on sõidetud muidu lihtsalt korraks kas Tartusse või Londonisse, et paar tundi juttu ajada, selle saab ju ära teha kaugtöövahenditega. Ja need samad turvareeglid, nii infotehnoloogilised kui õiguslikud, kehtivad täpselt samamoodi ka väljaspool eriolukorda. Tänan veel kord kõiki osalejaid, kõiki esinejaid ja kohtumisteni nii meie järgmistel veebiseminaridel kui loodetavasti ka peagi päriselus. Aitäh!